Aktiivsemad metsaühidud asutasid 2009. aasta maikuus üle-eestilise keskühistu Eramets, mille eesmärgiks on erametsaomanike puidu ühine müük. Asi selles, et Eesti metsaühistud on varasemalt keskendunud üsna palju pehmetele tegevustele, nii-öelda pehmetele tegevustele. Koolitus, nõuanne, toetuste taotlemine, ka kõik väga vajalik. Aga see abi, mida näiteks metsaühistud osutavad metsaomanikele Põhjamaades või Kesk-Euroopas, et aitame ka metsaomaniku puid müüa, vaid see on olnud üsnagi vajaka siiamaani. Puidukogused, mida metsaühistud raiuvad, on liiga väikesed, et metsamaterjali ostjatega hinnaläbirääkimisi pidada. Samuti on väikestel ühistutel tülikas ja kulukas käia iga koorma ja sortimendi jaoks hinda kauplemas. Keskühistus Eramets teeb seda tööd ühine müügimees. Mõistlik on ühistutel, kohalikel ühistutel omada ühte organisatsiooni, kus on müügitööd hästi tundev spetsialist, kes käib ja sõlmib puidumüügi kokkuleppeid. Kui meil on näiteks Ida-Virumaal on oma ühistu, Lääne-Virumaal on oma ühistu, kui need käivad eraldi Kesk-Eestis asuvas Saeveskis hindu kokku leppimas, saavad nad mõlemad tõenäoliselt ja lähevad mõlemad oma suhteliselt tagasihoidliku puidukogusega, saavad nad mitte seda turu kõige paremat hinda. Aga kui me paneme 2 Virumaa puu ühte lepingusse kokku, siis on meil võimalus Saeveskilt metsaomanike jaoks parem hind välja kaubelda. Keskühistu Eramets liikmed ei ole kõik metsaühistud. Keskühistuks panid jõud kokku need metsaühistud, kelle liikmed otsustasid osa oma vahenditest majandusliku koostöö edendamiseks suunata ja seeläbi puiduturgu metsaomanike jaoks elavdada. Majandustegevuses ei lähe ju alati hästi. See, kui sa hakkad majandustegevusega tegelema, ei tähenda, et sul on kasum garanteeritud. Võib minna ka kehvasti. Tuleb riskid võtta ja peab suutma vastutada. Mis tõttu, ütlen nii, et kaasa on tulnud sellised aktiivsemad ja need, kes sellises majanduskoostöös tõesti perspektiivi näevad ja on võib-olla võib öelda teatud riski julgust üritada. Et kõik ei ole praeguse seisuga kaasa tulnud. Olavi Udam on Sakala metsaühistu juht. Sakala metsaühistu on üks keskühistu asutajaliikmetest ja aktiivne partner. Olavi on seda meelt, et puidu müügis annab keskühistu vihmavarju alla koondumine olulise eelise. No see on see, et see keskühistu tehtigi nagu metsaühistute enda poolt puidu realiseerimiseks, et saaks nagu ühiselt vormistada. Sest ega suurettevõtetel oli samamoodi, et kui iga metsaomanik hakkab ükshaaval ikkagi nende juures käima neid dokumente vormistama, siis see on nendele päris suur töömaht. Et praegu meie nagu teeme selle töö ära suuresti ühistute juures, et korraldame koha peal selle dokumentatsiooni ära ja siis viime ühise suure paketina vormistame suurfirmadele. Keskühistu Eramets peab oma üheks esimeseks suureks õnnestumiseks, et ühiselt on suudetud komplekteerida laevatäis paberipuud, mis ilma vahendajateta Rootsi paberitööstusele müüdi. Kusjuures ühistu jaoks on oluline, et sinna puitu kokku ostes maksti metsaomanikele konkurentsivõimelist hinda, võrreldes teiste suuremate puiduostjatega. No keskühistu sõlmis puidumüügilepingu ühe Rootsi suure paberipuidu tarbijaga ja praegu kogume Pärnust laevatäit puitu, et siis saata neile seda ja see peaks olema siis erametsaomanike esimene ühine puidu eksport. Praegu Pärnu sadamas on keskühistu hinnad on kindlasti konkurentsivõimelised. Hetkel parimad. Läbi keskühistu puitu müües on metsaomanikul võimalik saada kuni 7% paremat hinda. Suuremate raielankide pealt võidab metsaomanik nii juba 10 000 kroone. Olavi garanteerib, et kui väike metsaomanik müüb läbi keskühistu puitu, siis vähem raha ta kindlasti ei saa. Vähem raha kindlasti ja seda ma garanteerin küll. Tänasel päeval see hinnavahe on kuskil 30–50 krooni, mis tähendab kuskil circa 6–7%. Arvan, et see on oluline, et kui me räägime, et tulumaks 21% on hirmus suur summa, siis 6% siit võita on juba päris hea. Teine, kuid mitte vähem oluline põhjus metsaühistuga asju ajada on usalduse küsimus. Ühistu võtab puidu müügi pealt 3% vahendustasu, kuid metsaomanik saab vastutasuks korrektse asjaajamise ja kindlustunde, et puidu eest raha laekub ja kõik raietööd on viidud läbi vastavalt seadustele.
inimesed kardavad tihtipeale ju metsa sellepärast teha, et nad on kuulnud, kui palju petta saavad inimesed selle puumüügi, et nad ei saagi kunagi oma raha, eks ju, kätte. Ja meie ühistu juures on alati inimesed olemas, kes siis teavad, kes need petised on, eks ju, ja et me teeme selliste kindlate koostööpartneritega koostööd. Aga kuidas siis saab metsaomanik keskühistuga kontakti, et oma metsa usaldusväärsetele partneritele väärilise hinnaga müüa? Selleks tuleb pöörduda siis kas maakondliku tugisiku poole, kes siis juhatab lähima metsaühistu juurde, või siis kui ta ise teab juba, et tema piirkonnas tegutsevad metsaühistut, siis metsaühistu juhataja, kellegi isiku poole, kes seda metsaühistus on siis. Ja muidugi konsulentide poole. Metsanduskonsulente on ju Eestimaal üle 60 tublisti, et nemad oskavad ka kindlasti juhatada õigete inimesteni. Eili Säga on Olustveres elav pensionär, kes otsustas müüa oma metsast 4,5 hektari eest raieõigust. Nagu enamus väikemetsaomanikke, nii ka Eili ei müü metsa igal aastal. Ja nii ei olnud ta kursis ei hindadega seadusandlusega. Üks Olustvere mees oli ka seal metsaühistu lihtliige, aga tema soovitas, et hakka ikka sedamoodi rääkima, et need eraettevõtjad ja need, et sa võid orki lennata nendega. Kindlam on kindlalt metsaühistuga ajada asju. Eili pöördus Sakala metsaühistu poole, kes raieõiguse enampakkumisele pani. Raieõiguse alghind kerkis 40%. Eili on metsaühistu tööga väga rahul ja tema jaoks on oluline, et ta ei pea ise muud tegema, kui vaid lepingule allkirja andma. Ühistu ikka väga hästi aitab, et nagu kõik vormistamised, värgid, kõik teeb nii ilusti ära, et nagu endal muret ei olegi. Ja siis ainult see lepingu sõlmimine, et siis tuli juures olla, aga muidu oli kõik ühistu poolt nagu tehti ära. Ühistu ei ole metsaomaniku partner mitte ainult puidu müügis, vaid kõigis metsanduslikes töödes. Nii plaanib ka Eili peale raietöid metsaühistu abiga lankidele uued metsataimed istutada. Tehakse ilusti ja korralikult ja ta aitab veel pärast uue metsa istutamist ja see veel tuleb kasuks.